No tšau kõigile! 15 juuni, ilus laupäev ja olen ikka jälle oma põhipüügikohas. Aga täna tuleb selline natuke teistmoodi püügipäev ehk siis väikeste lisadega. Vedasin kaasa täna isegi tooli, et mugavamalt püüda vahepeal ja vanainimene saaks selga ja jalga puhata. Lisaks spinningule ja elussöödaõngele on kaasas täna ka käsiõng, mille leidsin oma varustuskotti revideerides. Sai see tehtud spetsiaalselt ühe järve ääres käimiseks, aga olen seda vist ainult ühe korra kasutanud. Nii et aeg oleks see ka sisse õnnistada. Lisaks on kaasas vee all filmimise MacGyveri aretus, mis sai siin paar aastat tagasi tehtud. Vaatame, mis siis täna vee all toimub, kui õnnestub midagi filmile saada. Ja muus osas ega midagi ei olegi. Üks põhjakas on juba sees. Loobin spinningut ja teise põhjakaga on ka üks natukene teistmoodi aretus plaanis, ehk proovin teha tast dropshot rakenduse ja sinna siis mingi silikoni ulja külge panna. Ehk siis nagu jutu järgi juba aru saate, et põhirõhk on täna ahvenale pandud, sest eelmine nädalavahetus oli märke sellest, et ahven on jõkke jõudmas või jõudnud. Tuli 2 väikest ahvenat, aga aktiivsem periood on nii või naa alles ees. Aga kes keelab katsetada. Vot sellised lood siis. Selline mu place siin on siis, piknikudekk on maas, seal on varustus lahti laotatud. Vaatan, kuhu ma selle tooli istutan ja kas siin saab üldse toolist püüda. Ja teeme sellise mõnusa, rahuliku ahvenale suunatud püügipäeva. Ja eks kui midagi on, siis tulemustest annan teada. No nii, proovime siis oma veealuse aretuse filmima panna. Vaatame, kas õnnestub või mitte midagi pildile saada. Nii, las see siis ulbib seal vees. Vahepeal kuskil 5 minuti pärast kontrollin, kuidas üldse pilt on. Kui kõrgel ta põhjast jääb ja seda vahest peab natuke sättima. Kaamera on suht odav, mingi hiinakas SJ-cam, aga midagi ikka sinna pildile jääb. Aga see selleks. Okei, nüüd hakkan siis teist põhjaõnge ehk dropshot rakendust kokku panema ja siis vaatame edasi. Sain siis oma dropshot aretuse valmis, ehk siis Kalamex MacGyver superhüper aretus. Lisaks tavalisele lipsule ja ussile on siis natukene ülevalpool põhiliinil on pikasäärega konks ja siin siis kummi maimuke otsas. Proovin neid erineva suurusega. Allpool siis tavaline konks ja uss ja raskus. Ja vaatame, mis sellest asjast saab. Eks kõvemad kalamehed saavad praegu itsitada, aga noh, minu suhtumine ongi selline, et ma mingit fancy't värki ei areta, et lips peab olema täpselt 21,5 centimeetrit ja nii edasi ja nii edasi. Lihtsalt katsetan ja aretan ja noh, võib-olla sellepärast ma kala ei saagi, et ma mingit imepeeni rakendusi ei areta kokku, aga elame-näeme. Nii, panen ta selle teise põhjaõnge kõrvale siia kohe, sest seal tagapool on põhjas on natukene sellised roikaid, kuhu see võib kinni jääda, sest varem olen ma seal päris mitmest rakendusest ilma jäänud. Panen selle püügile ja tehke oma panused. Kui ahven peaks võtma, kas võtab ussi või siis seda maimukest. Hakkame proovima. No nii. Tundub, et täna on vaikne päev hoopis. Lootused olid suuremad. Ei ole keegi põhjakat proovinud. Pöörlevat ei tahtnud ka keegi. Kaameraga on täna ka mingi jama, et kas vesi on nii tume, et midagi peale ei jää, aga katsetan edasi. Vahelduseks proovin siis käsiõngega lihtsalt leotada. Tooliga vist ei ole siin midagi teha, peab hakkama enne siit rohtu maha võtma, et siit mugavalt püüda saaks. Aga tundub siiski, et ahvenat veel korralikult jões ikkagi ei ole.
aga noh, päev on alles ees. Päike hakkab vaikselt välja tulema siiapoole, et äkki hakkab siis ahven ka liikuma. Olen seda enne ka tähele pannud, et ilusa ilmaga võtab ahven paremini siin. Teise põhiõnge viisin ka ikka kaugemale, panin sinna suurema silikoni selle Dropshoti konksu otsa ja vaatame, mis saama hakkab. Aga okei, püüan ja vaatame, mis saab. No nii, lõpuks siis ka väike tilin. Tundub, et keegi on meil põhiõng number 2 otsas. Ja vist isegi mitte kõige väiksem. Tehke oma panused, kas võttis ussi või Dropshoti silikoni juljat. Vaatame. Jaa, täitsa olemas. Jaa, keskmine ahven ma pakun. Ussiga. Noh, ütleme nii, et suur ei ole ja kõige väiksem ka ei ole. Sellega võib isegi võib-olla haugi proovida. Okei, nii et ahven ikkagi liigub. Üritame konksu kätte saada ja siis vaatame, mis ma tega peale hakkan. Kui saan ilusti kätte, läheb sumpa võib-olla või haugi jahtima ja kui konksu kätte ei saa, siis läheb haugi jahtima. Okei, jätkame. Panin selle esimese ahvena ikka elussööda õngega haugi jahtima. Vahepildumisi nüüd võtan siis vahepeal ühe põhjaka välja ja proovin käsiõnge ja spinninguga. Kui vahepeal loopida ei viitsi, siis panen 2 põhjakat sisse. Midagi siin ikka siis liigub, aga ahven veel ikka ei ole vist nii massiliselt jõkke jõudnud. Ja suhteliselt väikesed on see aasta. Sellel ahvenel sain küll konksu kätte, aga vist sai ikka nii palju haiget, et vaatame, kaua ta seal elussööda õnge otsas vastu peab ja kas meelitab haugi kohale või mitte. Aga okei, mina jätkan. Nii, tundub meil vist on haug külas. Või hakkas see ahven koledamalt siputama. Kas on nüüd väike haug või? Lähen vaikselt ligi vaatame. Ei ole ahven ise teeb sõitu. Toho. Eemalt vaadates tundus, et korralik lainetus oli. Et äkki on mingi haug, aga ahven ise laamendab siin. Aga okei, las ta siputab. Meelitab äkki haugu ikka külla niimoodi. No nii, jätkame. No nii, nägin siis esimest võttu käsiõngega ja tundub, et meil on... läks minema. Nii ühesõnaga, keegi meil nüüd igatahes seda ussi lutsutas siin. Natukene kärsitu olin. Paneme ussi uuesti otsa ja vaatame, kas saame selle tegelase kätte, kes meil siin proovis. Nii, nüüd läks midagi sassi. Okei, hakkan arutama. No nii, tänane esimene võtja või esimene, jah, spinningu võtt siis. Sellised jupid meil siin siis. Tuli sellise kummitšigiga, millega võiks tegelikult haugi püüda või seda koha püüda. Aga noh, asi seegi. Kala vähemalt nähtud. Muus osas on täielik vaikus. Elussööta ei taha keegi, põhjaõnge ei taha keegi. Vaheldumisi püüan siin GoPro pani millegipärast pildi tasku. Vahetasin aku ära. Täpselt selle haugi tagasilaskmise lõigu lõpus. 21% oli veel akut, aga ei tea, mis talle ei meeldinud.
aga okei, ma siis hoian ka teist akut, sest veel mõned tunnid olen. Proovime, kas saame midagi suuremat ka, mida koju viia. Okei, jätkan. No nii, hakkame päeva kokku võtma. Teen veel mõned ussileotused mugavalt toolis istudes. Ja siis koju minek ka asjad kokku ja aitab küll. Täna siis ütleme nii, et ei olnudki mitte mingi päev. Üks väike ahven, pöidlapikkune haug ja muus osas täielik vaikus. Võta siis kinni. Tundub siiski, et ahvenat veel korralikult jõkke ei ole tulnud, sest põhjakat ei taha kohe mitte keegi ja käsiõngega ussi siin ka olen nüüd vahelduva eduga proovinud ja üks väike tonks oli ja sellega asi piirdus. Vot sellised lood siis sellel korral. Nüüd juba saanud mitu head tundi siin istuda. Järgmine nädal on selline poolpuhkuse nädal, et kui vähegi aega ja ilma on, siis üritaks ikka jõeres ka käia siin. Äkki õnnestub midagi pannile ka saada või vähemalt teile midagi näidata. Aga okei, aitäh, et viitsisid seda igavat videot vaadata. Võid ju ikkagi like ja subscribe panna. Kanalile on päris korralikult nüüd tellijad juurde tulnud. Täielik üllatus. Kunagi mõtlesin, et hea kui 50 täis saab. Nüüd on juba peaaegu 250. Eks näis, kuidas selle kanaliga viitsimist ja tahtmist on teha edasi. Aga okei, kui viitsid, pane like ja subscribe. Tule ikka tagasi ja näeme järgmine kord. Tšau!